rahva paks ümber rihma. Oota, aga papa, miks kiilakas? No... Sirgeks, jalad kokku. Nali naljaks, aga tegelikult on nagu olukord on nagu suht tõsine, ma ütlen ausalt. Tegelikult on olukord suht tõsine. Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma ei räägi sellest. Aga küll. Noh, tundsin siin värki-särki, mingid unepuudused, värgid-särgid, vaata, et noh, nagu veits raske on elada, vaata. Siis mõtlesin, et lähen vaatan arsti juurde. Siis käisin arsti juures ära, siis tuli välja, et ma olen suremas. Mul on vähkkasvaja ja kuradi põhimõtteliselt ongi nagu putsis. Ja sisuliselt arst ütles, et sul on mingi 2 aastat jäänud. Ja nüüd ma olengi siin kiilana ja olukord on sisuliselt selline, et palju meil siin puudu on? Mingi 12 000 eurot. Ei, mis asja ma olen? Mingi 7 000 eurot on puudu. Et sisuliselt nüüd ongi siuke olukord, et või tähendab, mul on mingi suveni on vist aega. Hoopis, ma vist suvel nagu suren ära. Et suht raske on ikka värki-särki ja nüüd olekski vaja seda 7000 eurot. Et seda raha oleks nagu veits vaja. Ma ütlen ausalt. Et tegelikult on valus nagu rääkida, aga noh, tegelikult on nii, et kui teil on kuskil see 7000 eurot, siis ma võtaks selle 7000 eurot. Sisuliselt ongi puts. Sisuliselt nagu mingi väike vähiravifond, kui nii võib öelda. Siuke 7-kas. No siuke 7-kas. Küsige emadelt, isadelt. Et palju nagu puudu ei ole. Et kui teil kuskil vedeleb seal või teie vanematel vedeleb, siis ma võtan ikka vastu. Et mul on jah siuke nadi on see olukord. Et pidage siis mind meeles ikka ja värki-särk. Ma olen siin iga õhtu. Nüüd hakkad tooma üle pea. Keegi ütles, et küsis eksivõndilt papi, kusjuures keegi kirjutas mulle, mingi naisterahvas, mingi vanem naisterahvas kirjutas mulle, et mingi Facebooki mingisugune paar kuud tagasi, et kas see härra seksijund, ma ei mäleta, et kirjutas ta nime ka või midagi, et kas ta on teilt ka rahasid sisse nõudnud või on lubanud teid kohtusse anda, et meil on plaanis kohtusse minna temaga, et kui teil on mingit informatsiooni ja värki, siis saatke mulle, palun. Tähelega ma olen teist kõigist umbes 50 kilo rattuks. Kuidas endale suusatamisega? Türa, ma ütlen ausalt, ma olen üks Eesti parimaid suusamehi. Ma ütlen ausalt. Ja miks ma olen üks parimaid Eesti suusamehi on... Esiteks on fakt, eks ole. Ma olen üks parimaid Eesti suusamehi ja põhjus väga lihtne. Ma ei tarvita dopingut. Võite plaksutada nüüd. See on enne kuulmatu, ma tean. Aga siiski, nii on. Ja ka minna ühte Põlvamaa pisikesse alevikku, kus kohalikud vabahärrad olid napsitamisega liiale läinud. Pohhu ei saan perma siis. Ja mitte vaid see õhtul. Ilmselt oli tase Pohhu muidugi. Assa vana nugis. Vennal on siin, mis asi see on siin? Mingi piim. Piim on laiali või? Mis asi see on? Aga kelluke on mehel ees. See on norm vend. Nagu kui täna näha, siis on olemas ka meil See on mingi Viru Valge või? ikkagi need kuldkliendid, kelle juures me käisime enne koroonaviirust ja käime ka... Kokaiina! Vend tegi mingi triipu, vaata. Vend tegi triipu, siis tulid mendid sisse, siis ta nagu mõtles, et ta paneb nagu mingi 200 IQ, et veits miirib selle laiali, vaata. Käega mingi ära. Ja siis veits niimoodi... Siin ei ole mitte midagi vaadata. Mingi 3000 eurot on laiali lihtsalt laua peal. Näha, siis on olemas ka meil ikkagi need kuldkliendid. Parve juurde jõudmine. Millal söök tuleb?
kuulsite või? Millal söök tuleb? Mingi vend ikka pidi ära karjuma, vaata. Ta ei saanud oodata. Millal söök tuleb? Ikka oli vaja teada mehel. Türa mehel juba kõht tühi, türa. Millal söök tuleb? Millal söök tuleb? Parve juurde jõudmine oli kõige raskem siin. Millal söök tuleb? Mul on põlv. Parve juurde jõudmine oli kõige raskem siin. Sellel aastal alustab teenistust siin umbes 200 ajateenijat rohkem. Siis me oleme selleks valmistunud. Öelge, kui palju, kui teil on täismaja, kui palju teil rahvast siin on? Sellel aastal tuleb ilmselt üle 900. Vabandust. Härra Major, Charlie Company's vahe. Charlie Company's. Rahulikult. Majorile tuleb teha ettekanne, kui ta ruumi astub. Aga noormees jooksis kinni. Kompani vabalt. Vabalt. Kompani vabalt. Aitäh. Liigume siia poole ja vaatame ühte magalat, mis meil on. Praegusel hetkel meil on jaanuaris ajateenistust alustanud ajateenijad ja see on siis üks tuba, mis meil on vanas ajaloolises kasarmus. Siin on hetkel kohti 20-le, aga kuna me valmistume alles juulikutse saabumiseks, siis tegelikult reaalselt elab siin. Ma lihtsalt siinkohal mainin ära, et need, kes on Kalevis käinud, kui sa oleksid Randviirule niimoodi teinud, see Randviir oleks sulle Insta-kaussi pand lihtsalt. Seda ei oleks kottinud ka, et see kaamera siin on. 10 ajateenijat selles toas praegu. Lõpus 60ndate alguses Ameerikas välja töötatud automaatrelv AR-15, mida sõjaväerelvana Kolonel Valdur. Ole vait. rohkem M16 nime all relv, mis Kolonel Valdur, türa. Vietnami sõjas. Oi, pläät, türa, ta on leitnant üldse, mida vittu? Selle perekonna relvi aastate Kolonel Valdur. Moderniseeritud ja AR-15 Now